olen Raul Ammer Haridus- ja Teadusministeeriumist ja nõustan lapsevanemaid Ukraina teema on minu hetkel ka tööülesanne toetada lapsevanemaid. Ja ma tean, et Eestis on hästi palju hetkel ka neid noori, kellel haridustee on pooleli ja kes väga tahaksid olla meie haridussüsteemis. Siinkohal ma tean, et täna on 450 noort, on 450, ma ei tea, kuidas ma ütlen. Ma tean, et haridussüsteemis on 450 noort, on kutsehariduses, kui me räägime kutsehariduses. Aga on hästi palju neid noori, kes on hetkel veel kas otsivad või ei ole kuskil, ei jätka haridusteed. Ja see ongi see mõte, et tuligi niimoodi, et Tallinnas me teame, et noori on hästi palju. Ukraina noori. Ukraina noori, jah, kes ei ole haridussüsteemis. Palusingi Tartu Kunstikooli tulla appi siia, sest hästi palju meil ka Tallinnas on võimalusi poistele. Kui me võtame tehnika valdkonna alad, et seal on noori palju, aga tüdrukutele jääb natuke väheks selliseid võimalusi. Palusime siis Tartu Kunstikooli tulla ka siia ja toetada neid noori, kes sooviksid jätkata haridusteed. Ja kuidas nende ülesotsimine käis? Ülesotsimine väga aktiivne ja tubli meeskond Tartu Kunstikoolis on. Nemad siis kasutasid kõiki võimalusi. Info läks ka infotunnid, online keskkonnad, kõike võimalikke, kus noored on, saime teada. Noored, lapsevanemad, erinevate kanalite kaudu. Kasutati kõiki kanaleid, jah? Aitäh, minu arust suurepärane algatus. Aga ma alguses ei teadvustanud endale, et need on need noored, kes ei õpi ega tööta. Et see on seda tänuväärsem. Jah. Aitäh selle väikse kommentaari eest.